Tere taas! Suur rõõm on kohtuda teiega, head vaatajad. Käes on järjekordne Kirkuse kiituseks saade ja meie tänane lugu näitab seda, kuidas ühe naise siiras usk ja järeleandmatus võivad lootusetusse olukorda tuua lahenduse ja lootuse. Aga enne veel, kui me seda naist tutvustame, ma tahan loomulikult öelda tere ja tutvustada meie tänast külalist. Mul on suur rõõm, et siia stuudiosse on tulnud Ele Paju. Tere tulemast, mul on tõeliselt rõõm olla siin. Tere! Ja nii tore päev on täna olnud. Sõita Võrust Tallinnasse, kuulda linnulaulu, nautida tõeliselt mõnusalt teekonda Telliskivist siia, jalutada ja ma olen kogenud mõnusat vastuvõttu. Aitäh teile! Aitäh, Ele, et sa tulid ja ma tahaksin, et sa natukene ennast ka tutvustaksid veel, et millega sa tegeled? Ma olen ema, ma olen ämm, ma olen abikaasa. Ma olen olnud pastor suure aja oma elust, ma võin täna juba nii öelda, ja teeninud kogudust Lõuna-Eestis, mitmeid kogudusi Lõuna-Eestis. Ja sellele lisaks olen ma siis ka huvikooli juht, õpetaja. Nii et ma arvan, et ma olen õpetaja. Mulle meeldivad lapsed, mulle meeldivad eakad, mulle meeldivad noored ja ma olen hästi inimeste inimene. Millises koguduses sa praegu teenid? Ma olen Võru Elupuu koguduse pastor. Ja teenin seal ja mis on hästi tore, et meil on selline 3 koguduse ühine meeskond, ehk siis, et ükski väike kogudus ei jääks üksinda, siis meil on veel Viidka ja Räpina kambas, nii et jõustame seal üksteist ja teenime seda Lõuna-Eestit. Väga armas. Me oleme Külviga tahtnud ammu Ele sind siia saatesse saada, aga on tulnud alati ette takistused. Jah, ja nagu täna Kaanani naine, ta läks läbi nendest. Nii et tõlin takistustest läbi ja täna siin ma olen. Järele jätmata. Väga armas. Just, et sa juba tõid nii hästi sisse selle Kaanani naise nimetuse, sest me ju ei teagi selle naise nime, kellest me täna hakkame saadet tegema, aga me teame seda, et ta on kaananlane, Kaanani päritolu ja kui me teame piiblist, mida tähendasid need kaananlased Jumala rahvale, Jumala jaoks ja et selline naine on saanud Jumalalt sellise armu ja abi. Minu arust see juba iseenesest on väga kõnekas fakt. Aga lähme selle loo juurde. Nii, see lugu on tegelikult 2 evangeeliumis, et kui sina hea vaataja tahaksid teada, et kus see Kaanani naise lugu on, siis seda võib lugeda nii Matteuse evangeeliumist 15. peatükist kui ka Markuse evangeeliumist 7. peatükist. Ja nad jooksevad, kui lugeda, siis on neid väga tore tegelikult lugeda koos või paralleelselt, sellepärast et üks autor lisab midagi juurde ja teeb selle pildi nagu jälle natuke rikkalikumaks. Nii et mina olen ka ise lugenud niimoodi kahte lugu koos, et võib-olla me liigume niimoodi, hüppame ühte ja teise autorisse, kas Markuse või Matteuse juurde. Aga siin on jälle selles loos tegelikult väga tihedalt Jeesus. Me peame alustama kõigepealt vist Jeesusest, enne kui me selle naiseni jõuame, et kust Jeesus selle naise leidis ja miks Jeesus just sinna läks. Ja mis tema enda elus sellel ajal toimus. Et see on tõesti hästi selline oluline verstapost, kus kohas Jeesus oli, et ta lõpetas justkui ühe nii-öelda teenimisvaldkonna oma elus ära nendele suurtele rahvastele ja massidele nii-öelda kõnelemise, õpetamise ja siis ta lahkub. Lahkub, et siis võtta ja tõesti nii-öelda õpetada nüüd teadlikult jüngreid. Ja läheb hoopis teise piirkonda. Ta lahkub Galileast, läheb teisele piirkonnale ja samas on see eesmärk, mida ütleb siis Matteuse 15:21, et ta lahkub sealt, et jääda varjule. Ta lahkub sealt, et minna varjule ja samas pühenduda jüngrite kasvatamisele ja just see iseseisev töö nendega, kui oluliseks peab Jeesus seda ja tal on jäänud ju ainult aasta veel. Et see on Jeesuse viimane aasta, kus ta võtab aja, et anda see edasi. Ja selleks ta peab lahkuma. Ja vaat seal tuleb siis nüüd see üks huvitav maja ja kohtumine, kuhu ta siis läheb, et keegi teda ei tunneks ära. Ta läheb jälle sinna, nii nagu Matteus ütleb, või Markuse evangeelium ütleb, et ta läheb ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varjule.
ja lihtsam oleks võib-olla arvata, et see maja kuulus mõnele juudile, on ju, jälle see lugu on täis sellist teadmatust. Aga minu arust elu koos Jumalaga nii ongi, et me ei saa neid kõiki vastuseid, aga me käime koos Jumalaga ja me vajame selleks usku ja usaldust. Ja täpselt samamoodi siin ka. Ja siis on need armsad jüngrid seal, kes siis, kuna see Kaanani naisest on saanud tegelikult üks minu eeskuju, mida rohkem ma taga nagu uurin ja sügavuti lähen, siis ma näen, et appi, ta meeldib mulle. Ja kas või see et mis paneb seda naist, tundmata, teadmata naist, kes nüüd avastab, et on üks Galilea õpetaja tulnud siia majja, ühelt poolt meeleheitlikult, teiselt poolt ta on emotsionaalne, ta on karismaatiline, ta on jõuline ja lõpuks me näeme, et ta on ka alandlik, on ju. Aga see põhi selline olemus on ema armastus. Ta teeb seda kõike armastusest oma lapse vastu. Ja ma natuke mõtlesin ka, et kui me kõik emad niimoodi oma laste nimel me palvetaksime, võitleksime kuni lõpuni. Ja ma arvan, et kõige sügavam selles loos minu jaoks on kindlasti see teadmine, just nii nagu sa natuke ka mainisid, see kaananlaseks olemise teema selles loos on ju. Et kui me vaatame Vana Testamenti ja loeme, siis see on niivõrd sügav selline teada saamine, et 5. Moosese 7, 1 ja 2 issand annab väga sellise nagu konkreetse korralduse vallutada Kaananimaa ja hävitada see põlisrahvas on ju. Ja ta ütleb siin, kui issand sinu Jumal viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära palju rahvaid, hetid, kirgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja puuslased, 7 rahvast, suuremad ja vägevamad sinust. Ja kui issand su Jumal annab sind sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks ja ära tee nendega lepingut. Ja siis ta ütleb, et ja ära anna neile armu. Ja siis on see naine, kes ongi, tema identiteet, tema olemus on tegelikult olla hävitatud. Olla Jumala needuse all siis. Olla Jumala needuse all, olla hävitatud. Ja siis me kuuleme seda, et mingi hulk jäi elama on ja me näeme seda, ja just see naine tuleb Jeesuse juurde. Ja siis me näeme Jeesuse reaktsiooni on ju. Et kuidagi see olla nii-öelda hävitatud on ja jõuda nüüd sinna Jeesuse juurde, minu arust see on tohutult julgustav. Ühelt poolt see on tohutult julgustav nendele, kes me võib-olla vaatame seda saadet ja mõtleme kellegi teise peale, et temal küll siia asja ei ole, aga just temal on. Just temal on. Ja eriti kui mõelda, et tõepoolest nad olidki Jumala nii-öelda kohtumõistmise, tema oli nii-öelda illegaalselt elus üldse. Ja ta tuleb ja koputab ja sa kindlasti loed selle väikse lõigu, kuhu ta sattus, eks ju, et ta osutub olevat seal jälle täiesti illegaalne nii-öelda, aga võib-olla tõesti on koht lugeda. Ma loen ja ma just jäin lihtsalt mõtlema ka, et vaata, templis oli ka Jumala kartlikele paganatele kohta, aga kaananlaste jaoks ei olnudki mingi kohta, eks ole. Neid koheldi teisiti, et selle koha pealt see Jeesuse halastuse kuulutamine on ikka täitsa seaduse vastane nii-öelda siin, sest nad elasid sel ajal veel ju vana seaduse all ju tegelikult. Muidugi Kaanani rahvast ametlikult sellel ajal enam ei eksisteerinud, et nad olid tõesti üksikud inimesed, kes olid jäänud, aga sellist nimetust kui et siin on Kaanani rahvas ei olnud enam sellel ajal. Aga ta oli lihtsalt päritolult kuulus nende rahvaste hulka, eks ole. Ja Markus küll nimetab teda kreeklaseks, aga see sisuliselt Sürofoiniikia naine. Foiniikia. Ilmselt elas seal. Ja muide, nemad olid tegelikult, kui me vaatame Foiniikiat ja kogu seda ala, kus ta oli, nad olid vilistid. Ta oli vilist. Mis ei ole ka hea koht olla. Ei, üldse mitte. Samamoodi, et tegelikult see, aga samas minnes tagasi veel, Sareptalesk naine oli täpselt sealt piirkonnast pärit. Ja Taaveti mehed paljud olid sealt piirkonnast pärit. Nii et Jumal on ikka võtnud kuskilt ja näidanud oma armu, mis ulatub ka üle selle piiri, mida ta on ise tegelikult seadusega nagu pannud ju paika. Jah, et ta näeb neid üksikuid südameid. Nagu sa ütlesid, et ta nüüd läks neid üksikuid inimesi toitma selle leivaga, mis ülevalt taevast tuli. Tõmbus selleks rahvastest eemale.
ja nüüd korraga on seal see naine, eks ole, kes tuleb siis Kaanani maa. Ja. Aga ma loen äkki siis võib-olla selle Markuse evangeeliumi osa, sest siin on natuke mõned sõnastused rikkalikumad. Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale ja ta läks sisse ühte majja soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varju, sest otsekohe Just. tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüve vaim ning langes ta jalge ette. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sürofoiniikiast ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Aga Jeesus ütles talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis, ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Naine aga vastas talle, issand, koerakesed ju söövad laua all laste raasukesi. Ja Jeesus ütles talle, sellesama sõna pärast mine, kuri vaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju ja leidis lapse voodis magamas ja kurja vaimu olevat lahkunud. Amen. Kaugelt kohe. Kohe kaugelt. Kaugelt, ja. See... Ega algus Jeesus ei vastanudki ju. Ja, just. Ta vaikis, jah. Ja kõigepealt hakkas naine, ja huvitav kreekakeelne sõna on, et ta kisendas lakkamata, et ta nagu röökis Jeesuse järele lakkamata nagu kõva häälega, et ta oli selles mõttes jälle üks inimene, kelle peale me esimese hooga vaatame, et kas keegi suudaks ta vaigistada, meil on siin olulisemaidki asju. Ja ilmselt jüngrid proovisidki teda ja oligi, just nimelt. Nad ütlesid, saatke ta minema, just. Mida ta siin teeb, eks ju. Et selle naise lähenemine nii-öelda on, et algul kisab, eks ole, siis ta tuleb sinna laual ja siis ta nii-öelda vaidleb tegelikult Jeesusega, sest Jeesus sisuliselt ütleb talle ei. See tundub natukene julm olevat Jeesuse käitumine siin ja ma arvan, et esimene küsimus võikski olla, et miks Jeesus niimoodi käitus. Võiks ju arvata, et ta läks, eks ole, varjule, ta ei soovinud, et keegi teda ära tunneks, kas ta vajas see hetk tõesti privaatsust ja puhkust ja just nagu ignoreeris, et nüüd mul on puhkus, vaadake, ma praegu ei teeni, aga see ei ole õige seletus, aga see inimlikult tundub olevat sissejuhatuse järgi see eesmärk. Tegelikult siin on ju sügav vaimulik mõte, mida Jeesus tuli õpetama oma jüngritele. Minu arust Jeesus ei läinud mitte kuskile niisama, lihtsalt lähme, vaid tal oli iga oma käiguga mingi missioon. Ja kui ta nüüd läks sinna Tüürose ja Siidoni aladele, sealt Galilea siis loode osast või kus ta siis tuli, vanad antiiksed kaardid on öelnud, et see oli umbes 80 kilomeetri pikkune teekond, see oli päris pikk, sa ei lähe lihtsalt sinna. Ja tegelikult me näeme, et see oli ainus asi, mida ta sellel hetkel siin tegi ime. Ta läks siis ära sealt. See naine oli just nagu tema plaanis, jumalikus plaanis olemas ja see ei olnud lihtsalt see, et juhuslik kohtumine, vaid see õppetund, mida Kaanani naise kaudu ta jüngritele andis, ma arvan, on palju sügavam, mida me esmapilgul ei oska siit välja näha. Ja mitte ainult jüngritele, vaid tegelikult mina nagu mõtlesin ka selle peale, et see õppetund on Jeesuse oma jüngritele, sealt edasi tervele kristlaskonnale. Et mis oleks saanud siis, kui Jeesus ei oleks olnud armuline? Kas meil oleks kristlus täna Eestis? Et selle üle on ka arutletud selle kirjakoha põhjal. Aga mina mõtlesin ka, asun korraks sammu tagasi selle peale, et Jeesus vaikis. Et Jeesus, me võime öelda ka Laatsaruse nii-öelda, kui Laatsarus oli suremas, siis ka Jeesus nii-öelda venitas kummi või ta ootas ja oli vaikus. Ja siin on ka esimene reaktsioon, mis Jeesusel on vaikus. Ta vaikib, ta ootab, ta ei reageeri. Ja me võime mõelda, et see võib olla seotud sellega, et kes tema vastas on ja. Ja kui me mõtleme seda pinget, ja ma mõtlesin selle pinge peale ka, et kui me mõtleme Vanas Testamendis, seesama issand on seal ja ütleb, et see on hävitatud rahvas. Ja me teame, et Iisraeliidid, Jumala enda valitud rahvas ju kannatas selle ajal, kui nad ei teinud nii, nagu Jumal ütles. Seesama Jumal on nüüd seal, Jeesuses, ja ta nüüd tema vastas on see kaananlane. Ja kes nii-öelda kisab karjub on ja ta on meeleheitel. Ja tõesti on ka öeldud seda, et kaananlane üldse läheb nii-öelda juudi või Jeesuse nii-öelda juurde midagi küsima. Et siis tal peab ikka midagi viga olema. Selles mõttes, et tal on tohutu meeleheide, et ta läheb midagi küsima ja mida ta talle ütleb. Ta tegelikult ütleb talle ju hästi konkreetselt siin issand, aita mind. Just.
ta kasutab seda sõnavara. Ta on teadlik ja ta ütleb, issand, aita mind. Ta oli kuulnud neid tervenemine, ta ütleb, eks ju, et ta oli kuulnud temast. Et see naine oli kuulnud temast, see tähendab, ta oli kuulnud ka nendest tervendustest ja vabastustest ja halastusest ja headest sõnumitest. Ja tema jaoks on see nii hinnaline, et ta nagu sõidab üle jälle igast legaalsest või igast kombestikust, igast mugavusest. Ja ma mõnevõrra mõtlen ka, et kontrastina võib-olla nendele, kes seal ümberringi istusid, kes arvasid, et andke andeks, pühime selle naise jälle kõrvale, eks ju. Et me tahaksime siin viisakat õpetuslikku nii-öelda materjali saada ja samal ajal õpetuslik on see, mida Jeesus nüüd selle naisega päriselt tegema hakkab. Ja ta ütleb ju veel Taaveti poeg, mis ei ole tegelikult siis mitte juudile üldsegi mitte tavapärane, et sa veel selle tiitli sinna sisse oskad selliselt nagu tuua, tunda ära, kes on see Taaveti poeg, kes on see Taavet, see kuningas. Huvitav, kaua ta jälgis, eks ju, neid asju ja palju ta oma südames oli neid asju kaalunud. Et mis see ilmutuse tase tegelikult oli? Siis tekib küsimus, kui palju Jeesus teadis, et ta temast lahti ei lase. Vaata, Jeesus tunneb ju südameid. Ja milline pinge on selles, et ma ka ühest kommentaarist lugesin, et miks Jeesus nii-öelda ootas või tegi selle stopi või ta justkui nagu tõmbas piiri. Et ta teadis, et kui ma nüüd olen nii-öelda üks verstapostad läbi ja ma olen nüüd jõudnud nendele aladele, suurtele nii-öelda rahvahulkadele teenimine minu elus nagu lõpetatud, see on piir. Ma tõmban piiri ja seda enam ei saa toimuma. Nüüd on siin üks naine, et kas see nüüd tähendab seda, et ta ei ole minu jünger. Ehk siis, kui minu aeg on praegu võtta ja nii-öelda investeerida jüngritesse ja ma olen teinud selle stopi ja ma rohkem ei tee seda, ja samas ta hoidis oma pilku issanda peale, et kui isa ütles, siis ta tegi. On ju? Et kuidagi see vaikus on niivõrd kõnekas. Me vajame neid vaikusi, praegu on ka paastuaeg, on ju, et ma vajan seda tempo aeglustamist, seda pausi, seda nii-öelda stoppi ja siin justkui tundub, et mulle nii meeldib, et Jeesus tõmbab siin nagu sellise piiri stoppi, aga ta kuulab, talle läheb hinge. On ju? Ja siis me näeme seda järgmine, kus ta siis ta kuulab ära ja kus ta siis reageerib, vastab sellele. Ja üks mõte, mida mina olen lugenud, vaata kui rikkalik on Jumala sõna. Keegi kommentaator on öelnud, et see on ka see aeg, kus ta katsub läbi selle naise usku ja meeleheidet ja vastupidavust. Kui kaugele sa oled valmis minema, kui ma ei vasta sulle? Kas sa oled päriselt meeleheited, kas sa ikka veel usud, kas sa oled valmis tõesti kõigest läbi minema? Et need ajad ka, kus Jumal nagu vaikib, kuidas meie teeme, kas me lööme käega, loobume, heitume või me kisendame veel kõvemini ja ütleme, et mul on ükskõik, mis inimesed must arvavad. Jumal, ma vajan su abi, ma vajan sind, on ju? Ja mitte ainult, mida inimesed arvavad, vaid isegi kui Jeesus ise, seesama Taaveti poeg ja Jumala messia, ütleb mulle, et ei, ma tulin Iisraeli laste juurde, eks ju. Ta sisuliselt ütleb talle nagu ei, legaalselt öeldes see on, sa ei kuulu sellesse ringi, nagu sa juba ütlesid. Ja Kaanani naine ei jäta järele. Tema usk on suurem ja see tuleb lõpuks ju Jeesus ütlebki, et kas ma sellist usku nagu, et sinu usk on suurem. Et see usk nagu küpseb ka selles hetkes. See saab nagu kuidagi reaalsuseks kõigi jaoks, selle naise enda jaoks ka. Sellised võitlushetked ju meenutavad, ma mõtlen Jaakobuse peale, kes võitles Jumalaga, eks ole, ja sai vastu puusa ja jäigi lonkama nii-öelda legendi järgi. Aga ta ei lase lahti, sest et ta teab, et see võimalus on ükskord elus ja muidugi emana oma lapse pärast. Ma olen messiaga näotsi, ma ei lahku siit ilma, et ma selle õnnistuse kätte saan. Aga samas ta ka lepib sellega, et kui see koerakeste osa seal on ja ta on teadlik sellest. Ta ei hakka võitlema, ta ei löö nii-öelda rinda ette rusikat laua peale, et ma pean selle saama. Et minu arust see teeb nii alandlikuks vaadates ja mis ju tegelikult siis ka Jeesus nii-öelda puudutas. Ma ei saa öelda, et teda murdis, aga talle korda läks või tõesti teda puudutas, oligi see naise alandlik meel, kus ta saab aru, et ta ongi see koerake, on ju. Ja ta ongi see, kes ongi väärt seda, et aga anna mulle see, isanda laualt see koorukene, see natukene ja mulle sellest piisab. Et tunnistada ja mõista, et ma olengi kaananlane. On ju, saadagi aru, et sina oled issand ja tunnistada seda, et jah,
ma olen see, et mulle kuidagi meenub endale tänases päevas see, et ma tunnistangi, et jah, issand, ma olen patune. Jah, ma olengi eksinud. Ma ei väärigi. Jah, just. Et kuidagi see on niivõrd kõnekas, et ka täna mõeldes eestlased on ju, et kes meie oleme, et me ei ole juudid on ju. Me kuulume ka sinna, et me võtamegi vastu selle armu, mis meile Jumalalt langeb, mis meie osaks saab. Ja samas see alandlikkus käib kaasas, tihti me mõtleme, et alandlik tähendab seda, et ma nagu kas siis nagu annan alla või olen nõrk või kindlasti ei kisa ja ei ütle. Just. Ja tänases loos on just need käsi käes. See selline emotsionaalne tugevus, nii-öelda peale käimine alandlikkusega. Südame hoiak. Seda me teame, et Jumalale tõeliselt läheb korda see ja ta näeb nähtamatut. Ja ta näeb seda nähtamatut selle kaananlaise südames, kes on seal. Ja ta selles mõttes alandlikult nõuab tervist oma lapsele, oma tütrele. Kas juudid ei kutsunudki kaananlasi nagu ajalooliselt ka koerteks? Et nende jaoks see oligi rüve nagu, eks ju, et nad ei tahtnud kokkupuudet ega midagi, et see on peaaegu ka sellele viitamine, et koer ei olnud lihtsalt armas tegelane, vaid ta oli ikkagi inimesest või sellisest siis nii-öelda jumalalastest nagu madalam juutide silmis ka. Et kultuuriliselt selline väide. Aga ma saan aru, et see on nagu tänase päevani, ma just lugesin ka hiljuti, et praeguses hetkes, kui ongi sealt Araabia maadest liikunud rahvast siia poole, siis üks kogukond, kus nad siis nii-öelda olid põgenenud ja olid nii-öelda ühes sellises kogukonnas koos ja seal olid koerad ja nad tõepoolest käskisid need eemaldada, et need on rüvedad nende jaoks. On ju? Et see on nagu nii rüve, et nende jaoks tänases päevas nad ei ela nende koos, nad ei taha neid näha, kuigi mina tulen, mis iganes riik see siis oli, on ju, mina liigun siia kultuuri, aga siin kultuuris ma ei taha näha koera. Et see on sama on ju, mis sina tõid välja. Rüve, see nende jaoks on nüüd, nemad usuvad, et see rikub nagu nende pühaduse. Ja, just. Aga siin on ta nagu armsamalt öeldud, on ju, et nagu koerakesed on ju, et ta nagu selline koduloom ja samas selline perepilt, on ju, et nii-öelda pere sööbki koos ja ka lapsukesed, sest siin on ju öeldud, on ju, et on need lapsukesed, et me saame aru, et kui me seda mõtleme nii-öelda piibli keelde, et lapsukesed on need Jumala valitud sugu ja rahvas on ju, ja need koerukesed on need siis, kes ei kuulu Jumala rahva hulka, aga see pere käib läbi terve selle loo. See ema, kes on meeleheitel, see haige tütar ja siis tuuakse jälle laua ümber nii-öelda need lapsukesed, kõigepealt lapsed, kes peavad saama süüa ja siis need, mis nii-öelda kukuvad sinna koerakestel on ju. Et Jumal räägib sellises keeles, mis meil on nagu täna väga arusaadav, aga samas niivõrd arusaamatu. Et kui me vaatame seda suurt pilti ja mõtleme, miks on vaja hävitada rahvaid, kuidas armastav Jeesus ütleb sellised valusad rasked sõnad ja siis ma ütlen, et ja kes olen mina, kuhu ma selles pildis sobitun ja siis me jõuame selle naise juurde, kes saab oma võidu ja mitte võideldes, vaid mõistes ja alandudes. Nõustudes tegelikult sellega, mida Jumal talle on öelnud. Absoluutselt, jah. Ja. Ma ei tea, kas ma mõtlen praegult üle, aga mul korraga sähvatas see mõte läbi, et tütar on ju ka kogudus, eks ole, või naine. Et see, et oli keegi, kelle elu, eks ole, toob elu ju esile. Me teame, et naine on eluandja. Et korraga see mõte ka, et tegelikult nii-öelda paganate seas sai ka kogudus tegelikult sellel hetkel nagu väikse sütiku või sõna on ju. Kuigi tema aeg veel ei olnud, ta ei olnud öelnud, et ma tulin paganatele kuulutama. See kõik tuleb palju-palju hiljem. Et eks oli, teame Peetruse nägemusest, aga et Jeesus iseenda sees teab, vaat see vaikus tõesti. Ta pidi kuulma isalt, et kuule, ma ei ole teda välja lõiganud. Et see on nagu mul korraga lihtsalt tuli see paganate koguduse märk ka. Aga suuremas pildis on nüüd, ühelt poolt see tõesti, et see naine sai armu ja väga suure ime osaliseks on ju. Aga nii nagu ma ka saate alguse poole ütlesin seda, et kui Jeesus oleks sellel hetkel käitunud teistmoodi, kui ta ikkagi, käi see vaikuse hetk, siis oli ikkagi see, kus ta väga selgelt ütles sellele naisele,
sa ei kuulu nende valitute hulka, kes abi saavad, ma ei saa sind aidata. Ja kui ta olekski lahkunud peale seda ja see naine polekski abi saanud, siis kas esimese sajandi nii-öelda kristlased, kuidas nad oleks käitunud? Kas evangeelium olekski jäänud ainult Iisraeli keskele, Jumala valitud rahva keskele või just see lugu on see, kus sa näed, et Jumal oma pojas annab armu ja ütleb, see on reaalsus nüüd. Et mind isiklikult paneb sa nagu nii mõtlema, et alati nendes piibli naistes ja lugudes on see veel suurem dimensioon, mis kõnetab aastal 2026 meid ja teeb meid tõesti alandlikuks ja tänulikuks, et ma tahan neid koorukesi. Kuuluvad mulle. Ja kui legaalselt nüüd või seaduse järgi mõelda, siis tegelikult oli ju võimalus ka nii-öelda judaismi astuda. Paganatel oli võimalus nii-öelda iseennast pookida Vanatestamendi alusel ka. Jeesus ei öelnud talle seda, et ennem tee seda, teist ja kolmandat ja neljandat, puhasta ennast nii ja naa, no siis me võime vaatama hakata, kuidas sa sobid, eks ju. Ja, ta ei sea tingimusi. Ta ei sea tingimusi ja mida ta ütleb on ja kui me võtame lahti selle kirjakoha on ja, et ükskõik kumma me siis võtame. Ja Jeesus ütleb talle, naine, sinu usk on suur. Sündigu sulle, nagu sa tahad. Et ta ei ütle, et siis saab sündima ime, kui sa selle teise või kolmanda asja teed, vaid sellisena, nagu sa oled tulnud. Sellisena kaanalasena sa ei kuulu ja me võiks sulle kõike öelda või siis tõesti tingimusi öelda, et kui sa nüüd sealt läbi lähed ja need riitused teed, siis ta ei ütle seda. Ta ei ütle seda. Ja ta näeb seda alandlikku südant ja ta räägib usust. Ta räägib usust. Ja kelle usu isa on Abraham. Tegelikult kõik valik käib ju usu kaudu, eks ju, et ega juutidel ka ju muid ei ole võimalusi, kui ainult usu kaudu need asjad peavad käima. See, milleks nad on väänanud, on üks asi, aga tegelikult Jeesus ütleb ju variseridele, kui te tunneksite minu isa, siis te oleksite Abrahami pojad. Mis tähendab, Abraham on ikkagi usu isa ja see Kaanani naine oli sellest ususaladusest kinni saanud. Seegi on and Jumala käest, kui sa hakkad veel edasi mõtlema, ega see on and. Ega iga lihtne kaananlane ei saa sellist ilmutust, see on Jumala täielik ime, nii või teisiti juba. Ja ma olen täiesti kindel, nii nagu me oleme siin eelnevalt rääkinud, et Jumalal on plaanid ja Jumala plaani ei kuulu ainult tema valitud. Need, kes nii-öelda me juba selles plaanis nagu seal kuskil oleme, et ta nagu ei mängi ainult nende nii-öelda nuppudega, mis laual on, vaid ta toob sinna neid juurde ja ta juhib neid sinna. Ja see on nagu niivõrd hämmastav, see ka nii-öelda, ma ei saagi teisiti öelda, me ütlemegi Kaanani naine, et tema on järsku seal laual. Ja ta jõuab sinna sellesse paika ja Jumal on juhtinud selle naise sinna sellesse majja, me ei tea, kelle maja on ja siin on nagu mitmeid ohumärke, kui me ka tänases päevas mõtleme, et meie eluteel võib olla nagu ka mitmeid. No näiteks selles loos me ju näeme, et jüngrid ütlesid ju väga konkreetselt, et palun ajada ära. Et sealt oleks võinud juba lugu lõppeda. Või siis sealt edasi on ta karjub. Aga mida ta hüüab või siis tõesti see pani Jeesust mõtlema, et kuidas ta kutsus teda. Kuidas ma liginen oma isale. No okei, see ei olnud tema isa, aga ka mina või kui keegi kogudusse tuleb, et kuidas, millise meelsuse või suhtumisega, et juba seal me näeme tema usku, nii kui ta nagu suu lahti teeb, me näeme juba tema sellist usku ja alandlikkust ja teadlikkust. Ta lihtsalt tuleb, ta avab oma suu ja ta nii-öelda nagu igatseb, see appikarje tema sees tuleb. Ja mida piibel ütleb, et hüüdke appi issanda nime ja te saate abi. Ja te pääsete. Ja tänasest loos ei pääsenud mitte ainult see lugu, vaid pääses, me võime täna öelda, tänu sellele jõudis kristlus kordades kaugemale. See oli üks lugu sellest, kus tõesti need kirikuisad said öelda, et võt seal. Üks verstapost on seal, mida me nägime, mida Jeesus tegi. Jaa, just. Väga hea. Sest selle alusel, ma arvan, algkristlased ka, kui nad kõik lõpuks kokku panid selle, mida me otsustame siis ma arvan, et see lugu oli kindlasti väga kaalukas toetusargument sellele, et jah, Jumal tõesti on öelnud.
et kõigile paganatele kuulub see pääste. Et siin ei ole nagu vahet, eks ju. Et ma arvan, selles mõttes ta oli üks varajane, väga selge kõnetus Jumalalt sellest, et pääste on igal ühele, ükskõik millisest taustast sa tuled. Ja ka eestlane siin võib ennast lugeda selleks üheks kaananlaseks. Ja see on tegelikult hästi huvitav küll, kui sa vaatad rahvusi, eks ju, et tegelikult algses Vanatestamendi juba tõotuses, kus Jumal ütleb, et ja ma saadan teile messia, sisuliselt, eks ju, on, et ta saab olema kuningas üle kõigi rahvaste ja Abrahamgi on kuningas või siis usuisa kõigi rahvuste üle, kes usus elavad. Et juutidel ja ka meil endal tekib vahel lihtsalt tahtmine, see on vist inimlik. Sina kuulud, sina ei kuulu. Ja see võib olla muideks ka seadust, ega meil tänapäeva kogudusena on ka omad seadused, mille järgi me vaatame, kui tihti sa kirikus käid või kuidas sa oma lapsi kasvatad või kuidas sa räägid või me tekitame mingeid oma reegleid ka. Aga nagu sa ütlesid, et Jumal tõstab nuppe ja inimesi esile, keda me võib-olla üldse ei vaataks, ei arvestaks, arvaksimegi, et on illegaalne. Et see, jah, Jeesuse vaikus jälle, eks ju, et kuula isad, ennem kui sa oma suu lahti teed. Kuula ja vaata, mida isa nagu tunnistab selle inimese või olukorra kohta. Või kui igapäevane. Mind alati paneb hämmastama see, kuidas tänases päevas aastal 2026 see sama piibel ikkagi veel räägib ja kõnetab. Ja just see sama, et kes mul täna kogudusse võib tulla või noortekale tulla või kellega ma kuskil kokku puutun. Võib-olla tõesti see nagu vähim või tema ikka, kuidas nüüd temal ei ole ju ometi mingisugust seost või mida tema oskaks öelda. Aga tänasele loole toetudes me näeme, et kunagi ei tea. Sa mitte kunagi ei tea, kelle sees ja kelle südames on Jumal midagi niimoodi valmis pannud, et sa ehmatad. Või et ma just hiljuti käisin vastuvõtul ja sa vastuvõtule lähed, ikka läksin palvemeelsuses ka, aga teades nii-öelda milline koorekiht seal koos on, et me võib-olla heal juhul saa natukene midagi öelda või teha ja sa kuuled sealt selliste inimeste suus selliseid sõnu ja siis ma tõesti olingi, et Jumal, sina, ainult sina tead, kellega kuskilt kedagi kokku viia ja kes kuskilt midagi vajab täpselt tänases loos. Et kuidagi see olla Jumala suures plaanis, olla kohal selles hetkes ja olla juhitud tema poolt on minu arust nagu kõige olulisem. Ja siin tõepoolest me näeme, et ei ole rahvused, ei ole see, kui patune meist keegi on, aga Jumal, see on lihtsalt niivõrd hämmastav, see tema suur plaan ja tema juhtimine. Ma mõtlen ka siin ühe punkti peale, et see naine mõistis, et Jeesusel on meelevald teemonite üle. Ta oli nagu selle väga selgelt saanud. See on nüüd üks teema, mis minu arust on väga konkreetne, mida piibel ja vähemalt Uus Testament nagu väga palju ja avalikult käsitleb, aga mis võib-olla meie jaoks kogudustes ei ole nii igapäevane ja tavaline. Et see on tegelikult üks alust rajav usuprintsiip, eks ole, meelevald kurjade vaimude üle. Jeesusel see oli, see naine oli seda mõistnud ja me nägime, kuidas Jeesus seda kasutas. Nüüd ma täiesti praktiliselt ütlen, et olen ise näinud ja küllap me kõik teame, et kui tänapäeval meile satub mõni selline inimene kogudusse, kes on meile nagu probleemiks, tuleb ja kisab ja segab ja on selline ja meile tundub, et ajaks ta ära, et me saaks rahulikult edasi olla, mis ta segab meid, sest me ei oska midagi teha temaga. Meil ei ole võib-olla seda sõna, nagu Jeesusel oli see teadmine, et mis nüüd isa tahab teha. Ja selle tõttu, mis on esimene inimlik reaktsioon, on ju see, et ole kena, mine siit välja, võib-olla meil korralikud mehed tulevad ja tõstavad ka mõnikord mõned sellised natuke lärmakamad inimesed, kes satuvad. Tegelikult need inimesed on kõik meeleheitel. Nad vajavad kõik Jumalat ja abi. Nad võib-olla ei väljenda seda selliselt, võib-olla ei ole päris kained või mis iganes, eks ju, olukorras. Aga abi nad vajavad. Aga meie inimlik piiratus on siin, mis ei lase seda asja teha, mida tegelikult meil oleks ka õigus ja meelevald teha. Omades meelevalda tegelikult täpselt samuti kurjade vaimude üle, saades Jumala käest püha vaimu väge, et see inimene võiks saada ka abi ja päriselt nagu muutuda. Et see on nii suur väljakutse minu arust lihtsalt kogudusele, meile endile. Kuidas me jõuaksime sinna punkti, et meil üha rohkem oleks neid sarnaseid olukordi. Ja lisa veel distants ka. Et mul on, seal on mul tütar, seal kuskil kaugel, aga see ei ole oluline. Ma lihtsalt ütle sõna.
et see usk on võt see sarnane nagu sellele sõjapealikule, kes oli, eks ju, kelle kohta öeldakse jälle kusjuures pagan, eks ju. Jälle pagan, et kuidagi see on nii huvitav, et need valitud lapsed küll said kogu selle leiva ja sõna ja ilmutused ja kõik, aga kuidagi see, mida Jumal hakkas näitama, toimub tihti ikkagi paganate kaudu ka. Et sa mõnes mõttes mõtled, et Jumal teadis seda kõike ju algusest peale, ta ei mängi mänge, ta ongi niivõrd rikas ja me õpime neid seda tema sügavust. Aga tõesti, ma olen nõus sellega, et mida me koguduses saame paremini teha nendele, kes on meeleheitel. Ega me teha ei saagi. Me saame ainult otsida Jeesuse ligiolu ja taotleda just seda tema püha vaimu meie sisse. Meie keskel on ka emasid, kes nutavad ja tulevad eestpalvele kogu aeg, eks ole. Aga võti on armastus. Et mul oli just hiljuti olukord, kus ma pidin tõmbama piiri. Natuke näeme, et tänases loos ka, et Jeesus tõmbas selle piiri, et siit nüüd läheb piir, on ju. Ja siis ta nii-öelda reageeris. Ja mina pidin ka viimasel jumalateenistusel tõmbama piiri ja nii-öelda korrigeerima, et praegu tõesti, nii nagu sa ütlesid, on ju, et kas sa lahkud, tema ei pidanud lahkuma, aga ta ei saanud sõna. Ehk siis ma tõmbasin piiri ja siis mul oli väga selge kõnetus, mis ma siis sain, miks ma seda nii pidin tegema ja seejärel meil oli väga tore vestlus jumalateenistuse järgselt, kus ma kogesingi seda, et see inimene vajab armastust. Ta vajab armastustest mingil eesmärgil, ta käitub nii, nagu ta käitub. Ja seal all võib olla must miljon põhjust, on ju, mis paneb teda käituma nii, nagu ta käitub. Aga meile nagu ebameeldivalt või mitte ja nii, nagu peaks asjad olema. Ja mulle meenub siin kirja koht, et me peame oma vaenlasi armastama ja nende eest palvetama. Aga mis eelneb sellele on see, et kõigepealt me peame armastama Jumalat. Me ei suuda armastada seda vaenlast või me ei suuda armastada või sallida seda lärmakat koguduses olevat inimest või noortetöös või lastetöös, kui me kõigepealt meis ei ole seda Jumala armastust. Ja ma arvan, et see on võti ka selles samas laus. See on hea, et sa ütlesid, sest ega pühavõimu vägi toimib ka ju armastuses. Tegelikult see on ju see, mis kannab seda. Kui seda seal ei ole, siis nagu Paulus ütleb, et ma võin mida iganes teha. Aga kui mul ei ole armastust, mul ei ole midagi, eks ju. Et see on see jõud ja seda me peaksime tõesti nagu taotlema. Aga et ma pean siis nagu ligunema. Ma pean ligunema selles, et tõesti nagu läbi imbuda sellest Jumala armastusest nõnda, et ma saan siis mis iganes päev minu ette toob, on ju ootamatusi või inimesi, et ma siis jään rahulikuks. Ja eriti meie kärtsmürts naised, et võib-olla, kes me tõesti olemegi nii-öelda emotsionaalsemad ja eesmärgiga. Jumal just sellisena vajab, nagu ma täna olen. Aga see tähendab seda, et kui Jumal on mind sellisena loonud, siis ma ei vaja tabletti, et olla rahulikum või et ma võin olla see kärtsmürts edasi, aga ma vajan ekstra aega hommikul. Et liguneda seal Jumalas, saada need kõnetused, saada see vägi, saada see juhtimine ja siis ma võin kohtuda, nii nagu Jeesus kohtus. Aga teine mõte jälle siia juurde, vaadake, tegelikult mida ütleb sõna, et Jumala armastus on välja valatud meie südametesse püha vaimu läbi, kes meis elab. Ja ma olen mõelnud, et kui meie, kes me oleme Jumala lapsed, siis Jumala sõna ütleb, et Jumala armastus on juba meisse tegelikult valatud. Ta peab siit kuidagi liikuma saama. Et vahel on nagu see, et me peame kuidagi lihtsalt otsustama kuidagi armastada või teha midagi, et see asi hakkaks nagu liikuma. Aga seda ei saa teha ilma selleta, mis sa ütlesid, vaikseks jäämiseta, Jumala käest teadlikult vastuvõtmiseta. Aga seda, et kui keegi mõtleb, et mul ei ole seda armastust veel, ma ei tea, Jumal, mul ei ole seda armastust, on ju. Paljud kristlased ütlevad, et mul ei ole, pole seda oma abikaasa vastu ega koguduse kaaslase vastu rääkimata veel naabrist. Tegelikult sõna ütleb, et Jumala armastus on me sees, aga kuidagi tuleb see armastus siit nagu välja saada. Vaata, see on nagu see koht, kus ma arvan, et jõed hakkavad liikuma, on see Jeesuse liikuma. Ma arvan, et üks selline takistusmärksõna on hõivatus. Me oleme nagu hõivatud olles tohutult palju tehes, mis see maailma tegelikult me nii-öelda, selle maailma needus on ju, siis ma näen seda, et see röövib nii palju ära, et ma ei suudagi rahulikult armastada. Sest mul on vaja kõike muud teha ja see hävitab ära kõige selle. Ehk siis ma näen kõike muud kui seda, mida Jumal minu kaudu tahaks teha. Aga kui ma siis otsustan aeglustada tempot ja mitte elada pealiskaudselt, vaid elada sügavuti
siis hakkab see armastus voolama ja see teadlikkus tuleb esile, ma hakkan märkama. Ja see tekitab küll selle tunde ka, et sa ütlesid, et koguduses me vahel ei taha nende asjadega tegeleda, kuna meil on sisuliselt programm ju. Et meil on aeg praegult jutlustamiseks või ülistamiseks või nüüd on palveks aeg või nii, aga et sina oota, kuni koosolek on läbi või siis küll me siis sinuga paneme kalendrisse kirja, millal me aga Jeesus istub seal nüüd nende jüngritega ja tal on aeg selleks, eks ole ju. Ja ta ei ütle, et tead, viige ta praegult minema, las ta tuleb kell 12 homme hommikul või päeval tagasi. Jälle õppetund on siin samas. Ja vahel, kas Jumal ei testi meid täpselt samamoodi nende olukordade ja inimestega, et näha, kas me nagu pühendume sellele, mille Jumal meie lauale pani, kes on meie ligimene, kes tuleb meie juurde praegult milleks kogudus üldse on? Et kas see on selleks, et meil on palvekoosolek ja me lükkame praegult hädas olevad emad välja või et hädas olevad emad saavadki tulla palvekoosolekule ja saavad ka abi. Ja jälle oleneb kindlasti kohast ja nii edasi, aga mulle väga meeldib mitmed Jumala sulased, kes on suurtel koosolekutel ka olnud, ütleb, et Jumal on korra Jumal. See tähendab ka seda, et ta teeb korrapäraselt neid asju, mis on ka kõige olulisemad. Et meie ei ole nende valvur, et Jumal, sa saatsid praegult siia mingi naise või mingi tegelase, et me saadame ära, kuna meie valitseme seda korda, vaid Jumala korra sees on selle naise sissetulek. Jumala korra osa on see, et nüüd tuleb eestpalve riigi ja rahva eest näiteks. Väga, kui palvekoosolekute juhtimist vaadata, siis tihtipeale sa ju ei plaani tervet aega läbi, vaid Jumal lükkab sulle neid asju järjest ette, millega tegeleda. Ja see toimub ka inimeste läbi. Et seda ma ei taha öelda nüüd, et igal pool saavad käratsevad naised sisse ja meie kõik hakkame nendega tegelema. Aga tõsi on see, et see pausi koht, Jumal, kes see on, mis see on, kas see on nüüd testi koht, kas see on nüüd teenimise koht, kuidas edasi minna, et me tõesti ei oleks nagu masinad. See nii-öelda produktiivsus, et meil on vaja need asjad ära lõpetada, siis me saame ülejäänud asju vaadata. Jumal võib öelda, sa viskasid praegult kõige olulisema välja. Aitäh, väga hea. Meie saateaeg on kahjuks läbi tegelikult saanud, aga kas teil on midagi veel ütelda lõpetuseks? Minul oli keele peal lihtsalt see, et ükskõik millises hetkes me ka ei oleks, et minu sees oleks selline palve, et Jumal, sinu tahe sündigu nagu taevas, nõnda maa peal. Amen. Väga ilus. Aitäh, Hele. See oli väga sügav ja rikastav ja kuidagi toitev saade. Ja aitäh sulle, Külvi, ka. See Aitäh. On olnud hea aeg ja ma usun, et sa nõustud meiega hea vaataja ja tahaks täna lihtsalt soovida palju õnnistatud ja head piibli uurimist ja võta aega selle jaoks ja lase Jumalal rääkida sinu vastu. Usu mind, see on väga õnnistav sulle endale ja sinu perele ja veel võib-olla paljudele teistele inimestele, kui sina otsustad hakata Jumalat otsima. Nii et ole julge ja aitäh, et sa oled meie saadet vaatanud ja kohtume järgmisel korral. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest!